Hei, mina olen su treener Mikko ja täna ootan meid ees mõnus jõutreening ja treeningvahendiks on täna pink või tool. Tänase treeni soojendust alustame 3 harjutusega, mida me teeme läbi 4 ringi. Kõigepealt alustame ette kallutusega pluss suure käte ringiga eest üles ja ülevalt alla. Järgmisena ootab meid ees haarikokku hüpped maapuutega. Eesmärk on tõsta pulssi, saada soojaks jalad ja tuhar, kergelt panna käed tööle ja võid teha sama harjutust ka läbi astumise ilma hüpet sooritamata. Soojenduse viimane harjutus on plankasendis õlapuuted. Plankasendis aktiveeri kere, puutu vastaskäega vastas õlg, nii et puusad oleksid peaaegu paigal ja saad soojaks nii õlad, kere ja kergema variandina võib panna ka põljad maha. Tänast jõutreeningut alustame pingile astumistega. Kõigepealt aseta jalg pingile, too oma keha raskus eesoleva jalale ja sealt tõuse sirgelt ülesse ja rahulikult tagasi alla. Katsu all mitte põrgata, vaid iga kord fikseerida asend ning kindlasti hoia kerelihased tugevad, et tasakaal oleks parem ja samamoodi korda harjutus ka teise jalaga. Teise jõuharjutusena ootab meid ees tipsid pingil. Toeta käed pingi servale, kõverda käsi, nii et puust läheb pingi ette. Kui tahad muuta harjutuse raskemaks, too jalad pingist kaugemale. Kui tahad muuta kergemaks, kõverda jalgu rohkem, nii et keha raskust on kätel vähem. Harjutus sooritades ära kiirusta, sest mida aeglasemalt teed, seda raskem on. Tänase 3. harjutusena ootab meid ees kükk käed pea kohal. Kõigepealt võta puusadest veidike laiem markseis, too käed pea kohale ja soorita kükk. Alla minnes hoia kops õhku täis ja vaata, et su käed ette ei langeks. Käte hoidmine pea kohal annab hea koormuse ülaseljale, õlgadele ja paneb su kerelihased korralikult proovile. Ja võid samamoodi tuua käed pea kohal täitsa kokku. 4. jõuharjutus on täna kõhul selja lendamine. Seega alusta käed pea kohal üleval, too käed suure kaarega puusadeni ja sealt edasi üles pea kohale maha. Ära kiirusta, 2 sekundiga liigu alla ja rahulikult 2 sekundiga tagasi ülesse. Tahad aktiveerida selja, tuhara hoida pingul ja samamoodi paneme selja korralikult tööle. Tänase 5. harjutusega anname korraliku koormuse kere külgedele. Kõigepealt aseta küüanud kilust õla kõrvale, käsi vaatab ette, puus on sirge ja kui küljeplanku sooritada on liiga raske, toeta põlv maha ja samamoodi hoia 30 sekundit. Iga treeniga lähme tugevamaks ja varsti saad sooritada ka harjutuse põljed maast lahti. Kerelihastega jätkame ja 6. harjutusena on meil kavas plangus haarikokku hüpped. Sa võid sooritada sama harjutust astudes või iga raskem variant on sama harjutus sooritada hüpates. Hoia kere pingul, ära lase puusa liikuda väga palju üles alla, hoia pead kehaga neutraalselt otse ja naudi kerelihaste tööd. Tänase treeningu vastupidavuse osas ootavad meil ees 2 harjutust, mida me sooritame 5 ringi ajale. Kõigepealt soorita 8 kätekõverdust pingil, võid teha seda nii põljed maas kui ka põljed maast lahti. Peale mida ootavad meid ees 12 kükki keha raskusega. Julgelt pane endale stopper kõrvale, võtta aega, palju sul läheb 5 ringi sooritamiseks. Kükke sooritades jälgi, et puus läheks põljedest kas allapoole või samal joonele, keha oleks lõtv ja üleval toimuks sirutus. Kuna kere küljed siit tänab langus kõvasti vatti, siis painutame nad ilusti lõdvaks. Nii et kõigepealt too käsi üle pea, üks jalg eest risti ja sama jala poole painutagi. Lisaks külgedele tunned arvatavasti ka venitust lailihases ja kui on hoitud 30 sekundit, vaheta pool ja korda sama harjutust teise külje peal. Peale käte kõverdusi on ülioluline saada rinnalihas uuesti venima. Seega too käed sõrm seongusse selja taha ja peale seda toonad kehast nii kaugele eemale kui saad. Lükka rind ette, hinge sügavalt sisse välja ja hoia venitust 30-40 sekundit. Ja peale venitust ära unusta ka käsi ära lõdvestada. Peale blokile astumisi ja kükke paneme venima ka reie esiosa. Võid julgelt toetada ka teise käe seinale, aga ühe käega võta kinni päkast, too põlved kohakuti, suru puus ette ja tunned venitust reie esiosas. Kui tahad leida tasakaalu ilma seinata, tõsta sõrm püsti ja tasakaal tuleb iseenesest. Hoia mõlemat jalga 30-40 sekundit, kuni tunned, et reie esiosa on juba mõnusalt lõtv. Viimase venitusharjutusena ootab meid ette painutus. Too käed rinnale ette risti
painuta ette, lase peaõlad kael lõdvaks, jalad sirgeks ja tule nii kaugele maa poole, kui vähegi saad. Tänaseks on meie treening läbi, olid väga tubli ja kohtume järgmises trennis. Let's go!